Tekib kohe see põnev küsimus, et meil on täna neid mudeleid, eks ju, väga-väga palju. Meil on mingisugused suured mudelid, mis on ju tihti ka kallimad, eks ju, ChatGPT uued mudelid, Claude'i mudelid, mida peetakse paremateks. Ja siis on meil suur hulk neid väikseid mudeleid ja siis on veel mingeid lokaalseid mudeleid. Saan aru, sinu üks osa sinu tööst ongi selle maailmaga kursis olla ja teha see valik, mis mudelit kus kohas kasutada. Eestis on selline probleemikene, et eesti keel ei ole väga laialt levinud maailmas, mis tõttu ka meie valikud mudelite osas on piiratumad. Ehk siis see ei ole päris nii, et võtan selle odava mudeli ja kuidagi saan sellega hakkama, sest ta ei pruugi lihtsalt eesti keelt eriti hästi osata. Ehk siis selliseid suuri keelemudeleid tavaliselt peab kasutama ikkagi neid nii-öelda kõige paremaid. Et ta ei pea olema seal nii-öelda arutlev mudel, mis on nii-öelda veel nii-öelda edasi jõudnum oma selle loogikalt. Aga ta peab olema ikkagi üks nendest top-mudelitest. Enamasti selleks, et eesti keelt nagu ladusalt, ilusalt kas genereerida või mõista.